Amen, me võime istuda. Tervitusi teile kõigile siis metodistidelt. Ja enamik võttis vastu. Saadate midagi tagasi ka? Ja. Aitäh. Väga tore siin olla. Tore, et koguduse hoone valmib. Aga veel tähtsam, tore, et on inimesi, kes siia tulevad. Ja nii armas, et isegi tehnikatiimil on omad särgid. Ma saan aru, et neid saab laua pealt osta ka 17 euroga. Et ma mõtlesin, et kas ma saan siis tehnikatiimi, kui ma nagu selle särgi ostan. Tänu Jumalale, et kogudus valmib ja ma saan aru, et osa kogudusest on saartelt tagasi tulemas, et kõik ei olegi siin. Nii et teid on isegi hästi suveteenistuse kohta, ma ütleks. Ma proovin täna kokku võtta seda sabati teemat ja mul õnnestus ka kuulata, olla siin siis, kui Gunnar kõneles kuu alguses ja samuti vaadata järgi siis teenistus, kus Merle jutlustas. Ja ma võib-olla puudutan mõningaid samu asju, mida nad on juba rääkinud natuke nagu kordamise mõttes, aga siis võib-olla annan ka seda, mis lihtsalt mul tänaseks konkreetselt südames oli. Ja ma käsitlen siis sabati teemat täna läbi võib-olla kahe sellise pildi. Üks on tempel ja teine on hapnikumask. Sobib. Tempel ja hapnikumask. Ja loo alguses, kui me hakkame üldse lugema piibli kas või esimest lauset, siis heebrea keelest arusaaja nagu näeb mingit mustrit seal kohe. Või vähemalt siis, kui ta nagu korduvalt loeb, ta näeb ühte sellist teatud sümmeetriat. Ja eriti esimeses peatükis või siis esimeses loomisloos, mis tegelikult ulatab teise peatüki 3. salmini, on seal selline kihvt sümmeetria, et seal on hästi palju seitsmeid. Ma ei tea, kas keegi on seda uurinud või. Aga esimene lause piiblis on 7 sõna. Ja siis seal keskel on üks kihvt väike sõna, mis ei olegi eriti nagu selline tõlgitav sõna, see on lihtsalt selline grammatiline liide, ütleme lausele. Aga see sõna, selles sõnas on tähestiku esimene ja viimane täht. Ja nii nagu ilmutusraamatus Jeesus ütleb, mina olen alfa ja omega. Vana Lähis-Ida inimestel oli nagu oluline see, et kui kuskil on tähestiku esimene ja viimane täht, olgu see heebrea või kreeka keeles, et see on nagu kuidagi kõike kokku võttev. Ja siis sa loed edasi piiblit ja seal on järgmises lauses on siis nagu 2 korda 7 sõna. Ja siis tulevad 7 sellist paragrahvi või lõiku, mis igaüks räägib siis konkreetselt ühest päevast. Esimene päev, teine päev, 3. päev ja seal on sellised korduvad ilusad mustrid, siis sai õhtu, siis sai hommik. Ja siis kuni 6. päevani sellised 7 lõiku. Ja siis meile siis teise peatüki alguses on korraga 3 lauset heebrea keeles, kus on ka igas ühes 7 sõna. Ja need 3 lauset, nagu Merlega välja tõi, on siis kõik selle hingamispäeva kohta, selle 7. päeva kohta. Ja üks siis ütleb seda, et kuidas seal on siis need tegusõnad, millest te ka vist rääkisite siin, et kuidas Jumal, kui ta oli kõik oma tööd lõpetanud, mis ta oli teinud, siis ta õnnistas seda päeva ja pühitses selle. Ja ta hingas oma tegudest, ta õnnistas ja pühitses. Ja see on nagu huvitav muster, just nagu heebrea keelest arusaaja näeb nagu seda sümmeetriat seal ja mõtleb, et mis tema selle 7-ga on. Ja 7 on ka piiblis selline oluline number, kus me teame, et hästi palju asju toimus 7 korda. Ei ole mitte ainult 7 nädalapäeva, aga paljud asjad kuni ilmutusraamatuni välja, seal eriti veel on kõik 7 kaussi ja 7 trompetit ja kõik on millegipärast 7. Ja tegelikult selle 7-ga ilmutusraamat tegelikult viitabki tagasi paljuski piibli algusele. Ja ilusti raamistab selle Jumala nagu täiuslikkuse. Heebrea keeles see sõna 7
on tegelikult samade nende konsonantide või tähtedega kirjutatav nagu sõna täiuslikkus. Kui midagi on terviklik või valmis või täiuslik, siis see on väga sarnane sõna. Sheva, seal on ainult nagu täishäälikud vahel. Ja miks see oluline on just see, et heebrea keeles see heebrea mõttelaadis tekib 7-ga selline seos, et see on nagu täiuslik, kui midagi on 7. Ja kui midagi on 6, siis sealt on mingi hästi oluline, tegelikult kõige olulisem asi puudu. Ja see 7 Iisraeli rahva ajaloos saab samuti väga oluliseks, sest mitte ainult ei ole üks 10 käsust pidada hingamispäeva, et 6 teeb tööd Iisraeli inimene ja siis ta ühel päeval puhkab, nii nagu Jumal puhkas, hingas kõigist oma tegudest. Aga iga 7. aasta oli neil selline eriline aasta, kus nad lasid nii maal puhata, selles mõttes, et põllumajanduslikus olukorras nad ei ühel aastal nagu usaldasid lihtsalt Jumalat oma saagiga ja nad lasid maal puhata. Eesti rahval on ka see tuntud nagu tehnika selles mõttes, et saadi aru ühel hetkel, et kui sa maa nagu üle koormad, siis see ei ole enam nii viljakas. Meil on igasugune ajalugu olnud, on alepõllundust ja kõik, mis erinevaid vorme, kus siis kuidagi otsustatakse, et kuidas lasta siis maal puhata, et kas midagi muud sinna külvata või kõrval olevale põllule külvata. Nii et see puudutas maad, aga see puudutas ka inimesi. Nad hakkasid iga 7 aasta tagant, nad pidid ka vaatama, et kes kellele võlgu on ja siis oli tegelikult käsk need võlad paljuski andeks anda. Ja siis on 7 korda 7, millest järgmine aasta siis see 50, 7 korda 7, 49 ja siis see 50 aasta oli veel suur selline juubeli aasta, kus oli absoluutselt kõigil nagu kõik võlad kustutatakse ära ja selline õnnis hetk. Ma mõtlen, et huvitav, et see on just 50 aasta, et tavaliselt pangalaenud ei vea välja nagu selle hetke. Mõtlen, nagu meie eluiga on lihtsalt liiga lühike. Et kui inimesed on selles eas, et jaksavad midagi osta ja siis nagu tahaks nüüd osta, siis saad laenu 50 aasta peale ei saa võtta kahjuks. Kas 30 on vist maksimum või pangalaenuks või? Ei tea. No igal juhul 50 on selline juubeli aasta, issandale meelepärane aasta, siis anname kõik andeks, sest Jumal annab meile andeks. Ja laseme maal puhata ja laseme inimestel sellest võlgu jäämisest puhata. Ja 7 mängib olulist rolli, aga teate, 7 mängib olulist rolli ka templi juures. Ja kui Saalomonil siis lõpuks valmib tempel, mida nad ka 7 aastat ehitavad, siis on seal nädal aega, kus nagu pühitsete nädal aega selle templi sellist pühitsemisnädalat. Ja üks asi veel, mida Vanatestamendi lugeja võib märgata, on see, et see templi pühitsemine ja siis loomislugu ise on väga sarnased. Ja näiteks John Walton, üks Vanatestamendi professor, ütlebki, et loomislugu ongi tegelikult kirja pandud justkui sellise nagu templi pühitsus kirjeldus. Just sellepärast, et tempel vanas Lähis-Idas sümboliseeris seda, kuidas jumalikud jõud ja inimlikud jõud saavad kokku. Ja heebrea mõttelaadis siis, kuidas taevas ja maa saab nagu kokku. Tempel sümboliseerib seda osadust, mis on Jumala ja inimese vahel. Ja ma ei tea, kas ma mõned olen ära kaotanud lektsiooniga. Igal juhul see 7 on nagu teemaks ja siis on see tempel kuidagi teemaks. Ja siis on see huvitav rütm, et iga nädal me kuidagi elame välja siis seda reaalsust. Just seda, et taevas tahab maaga kokku saada. Jumal tahab inimkonnaga olla osaduses. Ja kui me mõtleme selle peale, et loomislugu on justkui nagu templi loomine, siis kui päriselt see füüsiline tempel luuakse, siis me teame, et inimesed on ikka ekslikud. Ja mitte ainult ei olnud Iisraeli rahval raske pidada seda iga 7 aastast andestamist üksteisele, aga ajalugu paraku näitab seda, et seda, mis iga 50 aasta pidi olema,
kus tõesti kõik antakse andeks, siis seda nagu üldse peaaegu ei suudetud hoida, seda Jumala käsku. Ja see kõik nagu näitab seda, et inimesed ei jõua nagu sellisesse reaalsusesse, kus nagu me lihtsalt kustutaks oma võlad ära ja elaks üksteisega rahus. Ja tõesti nagu hingaks ja naudiks seda, mis on meil käes. Nüüd Vanas Testamendis edasi peale, ütleme, esimese Moosese raamatut, kui me teise Moosese raamatusse jõuame, siis see hingamine, mõte sellest hingamisest või puhkusest on just see, et Iisrael jõuab tõotatud maale ja selles on see hingamine. Siis terve põlvkond on ju jõuab seal enne looja juurde minna, enne kui nad jõuavad tõotatud maale ja siis on see lootus, et Joosua siis, mitte Mooses, viib inimesed sinna hingamisse. Ja siis, kui Joosua inimestega sinna jõuab, siis tekib küsimus, et kas see hingamine siis tuli või ei tulnud. Võtke lahti, palun, Psalm 95. Me siia, mõtlen, me siia ekraanile praegu ei pane teksti, aga võtke oma piiblites või piibliäppides lahti Psalm 95. Ja ma võtan kuskilt keskelt, siit hakkan lugema. Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha issanda oma looja palge ette, see on Psalm 6. Psalm 7. Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant, nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes. Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd. 40 aastat oli mul tülgastus selle rahvapõlvest ja ma ütlesin, nemad on eksija südamega rahvas, nad ei tunne minu teid. Seepärast ma vandusin oma vihas, nad ei pääse minu hingamisse. Nüüd, mis see hingamine oli siis? See hingamine nende jaoks oli konkreetselt see, et nad jõuavad tõotatud maale. Nüüd ongi see hingamine käes. Aga Heebrea kirja autor hakkab selle üle nagu natuke sügavamalt järgi mõtlema. Kui te lähete Heebrea kirja 3. peatüki, võite lahti võtta minuga 3. ja 4. peatüki, siis Heebrea kirja autor nagu mõtleb sellele Psalm 95-le. Et kui nüüd see hingamine, mida Jumal tahtis oma rahvale, oli sellest tõotatud maas, miks ta seda kätte ei saanud? Ja siis ta tsiteerib Heebrea kirja autor alates Psalmist 7, Heebrea 3:7. Ta tsiteerib seda sama psalmi, mida me just lugesime. On ju? Kuni Psalmini 11. Ja siis ütleb kogudusele, vaadake vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Pigem julgustagem üksteist iga päev, mitte ainult laupäeval või pühapäeval, iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist kadus korraks ära. Nii, et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi. Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. Selles ütlemises täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südament kõvaks nagu nurina ajal. Kes siis olid need kuuljad, kes nurisesid? Eks ju kõik need, kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel. Aga kelle peale ta viha tõusis 40 aastaks? Eks nende peale, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna.
Aga kellele ta siis vandus, et nemad ei saada hingamisse, kui mitte neile, kes olid sõnakuulmatud? Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma uskmatuse pärast. Okei. Järgmine peatükk. Ta arutab sama asja üle edasi. Ja ütleb 4.1. Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevata. Meil on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, kuid kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei talletanud usu läbi kuuljasse. Meie aga, kes oleme uskunud, saame hingamisse. Nüüd see Hebra-kirja autor, ta nagu mõtiskleb salm 95 üle ja mõtiskleb tegelikult ka esimese Moosese esimese peatüki üle. Me näeme seda just natuke hiljem siin, kui ta ütleb salmist 3 lõpupoole, kuigi Jumala teod on olnud valmis juba maailma rajamisest peale. Ja nüüd hakkab maailma rajamisest rääkima. Kusagil on ju öeldud 7. päeva kohta nõnda ja Jumal hingas 7. päeval kõigist oma tegudest. Siin aga, see siin on psalm 95, nad ei saa minu hingamisse. Need teeb võimalus, mõned saavad sisse, mõned ei saa sisse, on ju. Ja salm 8 selgitab siis seda olukorda, et sest kui Joosua oleks nad viinud hingamisse, siis ta ei oleks rääkinud pärast seda ühest teisest päevast. Milles point on? Point on see, et kui tõotatud maale jõudmine oligi see Jumala hingamine, mis oli tõotatud, see tõeline hingamine, siis see päev jõudis ju kätte. Aga miks pühakiri räägib meile mingist uuest hingamisest, mingist veel kaugemast rahust või puhkusest või hingamisest? Ja siis ütleb, et salmis 9, nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse. Nüüd see salm 10, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. See on see, mis mul tänaseks jutluseks oli nagu tugevalt südamel. Just sellepärast, et siin on see nagu eeskuju antud, et meie rütmid, meie puhkus, meie hingamine järgib tegelikult Jumala eeskuju. Kui meie puhkame, mis me puhkame sellepärast, et Jumal näitas niimoodi ette. See, kes hingab ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Nüüd väga huvitav selline, eriti laste pedagoogikas on selline suur tõde, et eriti esimestel aastatel need lapsed, kui nad kasvavad, nad õpivad läbi imitatsiooni. Nad õpivad läbi selle, et keegi teeb ees ja nemad teevad järgi. Nad ei õpi hästi nii, kui sa laod neile 10 asja ette, nii nagu mina teile, see sõna ja see salm ja nii. Aga sa lihtsalt näita ette ja nemad teevad järgi. Mul on 2- ja 4-aastane tütar ja nemad mõlemad, nad panevad nii issi kui emme riideid vahepeal selga ja ütlevad, mina olen emme, mina olen issi ja siis käivad selle suure särgiga või nende suurte kontsakingadega. Miks? Sellepärast, et laps imiteerib ja selle läbi ta õpib. Ja kusjuures kõige efektiivsemalt ta õpibki läbi imitatsiooni, vähemalt mingis arengujärgus. Nüüd, kui laps õpib kõige paremini, vähemalt mingitel aastatel läbi imitatsiooni, siis kõige parem õpetaja talle on see, kes kõige paremini näitab ette, on ju. Ehk siis see on õpetamine läbi eeskuju. Ja näiteks Efesuse kirjas Paulus ütleb ka, et nii nagu armastatud lapsed, võtke Jumala enda eeskujuks, on ju. Imiteerige teda. Ja näiteks Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis, et kui ta ütleb, et ma teen lihtsalt seda, mida ma näen oma taevast isa tegevat, siis üks minu professoreid, Greg Kiiner, tema ütleb, et seal see kreeka keel
viitab tegelikult just nagu lapsemeelsele käitumisele. Ja nii nagu laps teeb midagi imiteerides oma ema või isa, siis Jeesus on sama nagu sellises lapsemeelses kuulekuses. Et isa näitab ette, mina teen järgi. Kõike, mida ta teeb, ma teen järgi. Miks see oluline on hingamispäeva puhul on see, et me ilmselt kõik saame aru, et kui Jumal loob, vähemalt siin selles kirjelduses, ta loob 6 päevaga maa ja kõik, mis seal on, ja siis 7. päeval puhkab, siis me kõik saame aru ju, et ta ei olnud väsinud. Tähendab, see ei olnud see, et tema nagu energiatase oli nii madal, et tal lihtsalt oli vaja natuke lõõgastuda. Me saame sellest aru. Nüüd, kui see ei olnud see case, et kui energiatase oli okei, kui ei anda asi selles, et ta pidi natukene hinge tõmbama, et lihtsalt ei jõua muidu edasi, siis kas on võimalik, et Jumal sellega, mida loomisloos kirjeldatakse, ta näitab midagi ette. Ta annab inimkonnale ühe rütmi, milles tiksuda. Ja mitte ainult selle rütmi, mitte ainult selle matemaatilise tehte, et 6 + 1, 6 + 1, 6 + 1, aga ta annab ka nagu tähenduse. Miks see 1 on olulisem? Miks see peab olema teistmoodi, see päev? Või miks iga 7. aasta peab olema teistmoodi? Või miks iga 50. aasta võiks olla hoopis midagi ebamaist? Ma ei tea üldse, kuskil inimkonna ajaloos keegi sellist asja oleks teinud, et kõik saavad kõik võlad andeks. Kujutate ette. Ma arvan, et üks põhjus on see, et ta modelleerib, ta näitab oma eeskujuga inimkonnale midagi, ta näitab ühte rütmi, milles meie võiksime kulgeda. Ja sellepärast see 6 + 1 minu jaoks on ka nagu püha rütm, just sellepärast, et mitte sellepärast, et mul oleks hästi oluline nagu see, et kui täpi pealt ma ühte või teist käsku pean, aga isegi rohkem see, et kui see on Jumala eelistatud rütm inimkonnale, siis on väga tark ilmselt selles elada. Nüüd jällegi ma lubasin teile templist rääkida. Vanas testamendis pannakse tempel püsti. Jumala ligiolu täidab selle templi, see on väga suur hetk, see on kõige suurem hetk võib-olla Iisraeli rahva ajaloos. Kutsuvad seda kuldseks ajastuks Taaveti ja Saalomoni valitsemisaega tänapäevani ja tempel saab valmis, aga siis Iisraeli rahvas jätkab ikka oma pattudes. Üks patt on ka see muuseas, et ta ei pea hingamispäeva. Või siis ka see, et ta hakkab selle asemel, et andestada võlab, ta hakkab liigkasu võtma nendele, kellele ta võlgu oli. Ja me näeme, et ka see templi pilt on midagi, mis nagu läheb läbi lammutusest, siis taasehitamisest, siis on meil teine tempel, see pole päris nii äge kui see esimene. Aga sealt on nagu selle hiilgusest on midagi puudu. Ja Uues testamendis me loeme väga selgelt, et Jeesus räägib endast kui templist. Ta räägib, et tema ihu on see, mis lammutatakse 3 päevaga, ta ehitab selle üles. Jumal ehitab selle 3 päevaga üles. Ta räägib endast kui templist. Ja nüüd korraga see šabat, see peatumine ja hingamine ja puhkus ei ole mitte kuskil selles mõttes mingisuguse hoone valmimises või selles hetkes, et me saame sinna hoonesse minna ja siis kuidagi nagu olla pühad see 1/7 oma nädalast näiteks. Aga ei, see korraga see sama pühadus, see hingamine, see puhkus ongi ühes isikus ja Jeesuses endas. Ja kui me seda nagu templi võrdpilti ei suuda võib-olla niimoodi täpselt nagu näha nagu selgelt, siis mõelge selle peale, mida Jeesus Matteus 12. peatükis ütleb. Muuseas, see on väga kihvt nagu selline järgnevus. Merle rääkis ka nendest peatükkidest. Matteuse 11 lõpeb sellega, et Jeesus ütleb, tulge minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja mina annan teile mille? Hingamise.
kreeka keeles samamoodi see sõna tähendab seda lõpetamist, peatumist, aga ka puhkust, hingamist. Mina annan teile puhkuse. Mulle meeldib see hingamine rohkem eesti keeles just sellepärast, et puhkus kõlab nagu miski, mis saab varsti läbi ka, on ju. Eriti nagu kooliõpetajale mõtled suve peale puhkus ja siis korraga seda ei ole enam lihtsalt. Kõik 3 põhjust, miks hakata õpetajaks üldse, juuni, juuli, august, kõik on korraga läbi lihtsalt ja siis ei ole hingamist. Aga hingamine on kihvt sõna just, sest see on midagi, mis jääb kestma, see viitab nagu igavikule ja midagi, mida ei võeta sult nagu ära. Aga point oli see, et Jeesus ütleb neile, et mina annan teile hingamise. Ja siis, kui te kohe edasi loete, niimoodi, et ei pane nagu piiblit kõrvale, aga loete 12. peatüki algust, siis öeldakse mulle, ja Jeesus läks hingamispäeval, on ju, ja siis on see lugu selles, kuidas ta jüngrid korjavad neid viljapäid ja siis saavad seadusetundjate käest sõimata ja siis hakkab dialoog. Et kes on üldse, mis selle hingamispäeva point on? Ja see dialoog lõpeb sellega, et ta ütleb, et inimese poeg on hingamispäeva isand. Mina olen see põhjus, mis üldse hingamispäev on. See naljaks lihtsalt, sest nad tulevad temaga tõrelema hingamispäeva pidamise kohta. Tema ongi see põhjus, mis me üldse hingamispäeva peame. Aga ta ütleb seal samas dialoogis, ta ütleb neile ka seda, et templis või pühakojas preestrid rikuvad ka hingamispäeva. Miks te sellega probleeme pole? Mulle meeldib, et see salm seal on, sest see natukene aitab selgitada, miks pastorid pühapäeval puhata ei saa. Preestrid teevad templis tööd hingamispäeval. Samamoodi pastorid, nagu Gunnar ka rääkis, et temal on selline ränd šabat, on ju, ta vahepeal võib-olla esmaspäeval või reedel või mingi muu päev, ta peab seda hingamispäeva, aga ilmselt see ei saa väga pühapäev olla, sest siin on action, on ju, siin on töö käib. Okei, see selleks. Ja siis sellest järgmine salm, Matteuse 12, ta ütleb, et see, kes teiega siin räägib, et see on suurem kui pühakoda. Mis see pühakoda on? See ongi tempel. Asi ei ole templis. Asi ei ole ka šabatis, kui need 2 ei viita Jeesusele endale. Mõistate? Sest see lõplik hingamine ongi meil Jeesuses. Ja samuti, kui me loeme Uut Testamenti edasi, siis kui me loeme seda, et siis kristlane ja tema ihu on Jumala tempel, Jumala pühavaimu tempel, see on sellepärast, et meis elab Kristus ise, on ju. Ja samuti meie oleme selles mõttes väiksed templid, et korraga see koht, kus taevas ja maa kokku saavad, ei ole mitte lihtsalt kuskil hoones, aga minus. Kui minus elab Kristus. Et see on see nii-öelda templi analoogia. Aga kui see oli võib-olla natuke liiga raske, akadeemiline, siis lähme selle hapniku maski poole. Mul tunne, et see äkki jõuab rohkematele kohale. Kui me mõtleme hingamise peale, ka selles mõttes, et see on hapniku tarbimine, on ju, siis ma tahan, et te kujutaksite ette lennukis lendamist. Kujutage ette lennukis lendamist ja tuletage meelde, kes on lennanud, siis mida enne lendamist teile valjuhääldist, see ei olegi nii valjuhääldi teinekord, aga enamikul kordadel on kuulda, mida teile sealt kõlarist on öeldud. Seal räägitakse alati sama juttu muuseas. Seal öeldakse seda, et kui nüüd juhtub niimoodi, et hingamine läheb raskeks, ehk siis kui peaks juhtuma, et rõhk langeb selles kabiinis järsult, siis avanevad sealt ülevalt, mis asjad? Hapnikumaskid. Ja siis öeldakse, et võtke see mask, pange see endale siia nina ja suu peale, kinnitage. Ja siis öeldakse, et kui te väikse lapsega reisite, siis on ju, pange endale enne see peale ja siis temale. Okei, loogiline. Ja siis öeldakse veel seda ka, et kui see nüüd see
maski balloonikene ei lähe õhku täis, siis ärge muretsege, et teadke, et hapnik voolab või voolab, hapnik liigub läbi maski teieni. Ja nüüd, kui mina mõtlen nagu lihtsalt elule ja sellele, et Kristus ise on minu hingamine, minu puhkus, minu hinge nii-öelda lõõgastus ka, aga minu hinge selline rahu, siis ma mõtlen, et see on nagu selles mõttes lennukireis, et enamikul päevadel ma võib-olla ei anna aru endale sellest, kuivõrd ma Jumalast sõltun. Sest siis, kui rõhk ei ole veel langenud kabiinis, siis hapnik on seal ikkagi, on ju, ja me hingame, aga me ei teadvusta seda, me ei mõtle seda, me nüüd hingame. me nüüd hingame. Aga oi, kui see rõhk langeb. Minuga tegelikult ei ole seda kunagi juhtunud lennureisil, et need hapnikumaskid oleks tulnud. Ma ei tea, kas kellegagi on see juhtunud. Päris erandlik. No enamikul see juhtub kindlasti siis, kui lennuk on alla kukkumas. Aga ta vahepeal juhtub ka siis, kui lihtsalt see rõhk langeb nagu ootamatult, siis võib-olla on seal mingid sellised olukordi ka, kus nad tulevad mingiks ajaks lihtsalt ja lennuk ei ole konkreetselt alla kukkumas. Aga igal juhul sellel ajal, kuni selle hetkeni, kui see juhtub, siis sa ei saa aru, et sa ei mõtle selle peale, et ma nüüd hingan hapniku, aga kogu aeg hingad. Ja minu meelest selline päevast päeva tiksumine ja meie töönädal võib ka olla selline. Ja tegelikult me kogu aeg sõltume nagu Jumala armust ja tema osadusest ja juhtimisest, aga me ei pruugi sellele nagu aru anda. Sellele on raske, kui sellele ise just ei mõtle, kui ei ole nagu selline hullult tänumeelne inimene, et tänu Jumala, et ma hingan täna ja mu kopsudes on õhku, siis sa ei mõtle selle peale. Aga kui see rõhk langeb, siis need mõtted tulevad väga kiiresti. Ja see pilt sellest, et sa võtad selle hapniku maski siis ja paned endale ümber ja saad hapniku, see korraga on väga nagu elu ja surma küsimus, on ju. Nüüd, minu meelest meie töönädalad, need 6 päeva, võivad kulgeda nii, et selleks 7. päevaks me oleme tegelikult nii kutud, et meil lennuk võtab suuna allapoole. Ja kui me seda hapnikumaski ei saa või ei kasuta või ei pane pähe, siis on asjad halvasti. Ma tean, et see ei ole nagu ideaalne analoogia, aga lihtsalt mõelge sellele pildile. Et tavaliselt me sirutume Jumala poole natukene nagu liiga hilja. Selles mõttes natuke siis, kui on juba täitsa nagu kriitiline. Ja samuti see ei ole ainult nädalatega nii, aga kui me mõtleme näiteks aastate lõikes, siis tihti peale nagu Püha Vaim tegelikult paneb inimestele südamele, et tead, see aasta võiks olla teisiti. Ära võta seda sama koormust, mis oli sul möödunud 7 aastat või 6 aastat. Mul oli just vestlus ühe vaimulikuga hiljuti, kes ütles mulle, kes on väga suures kriisis ja tegelikult tema nagu pereelust on nagu pilpad järgi praegu. Ja ta ütles mulle, et tead Taavet, et ma mõtlen, et tegelikult oli üks aasta, me olime juba nii seal 20 aastat võib-olla olnud teenimistöös perega. Ja siis ma korraga tundsin, et nüüd 1 aasta võiks olla nagu selline paus. Ta tahtis võtta šabati aastat. Ta tegelikult rääkis sellest, mida Jumal oma tarkuses Iisraeli rahval nii kõigil lasi teha, et iga 7 aasta võtke rahulikumalt. Aga tema vaimulikuna mõtles, et seal oli juba võib-olla ligi 20 aastat ja nüüd oleks või tegelikult peaks võtma nagu perega lihtsalt sellise taastumisaasta. Ja siis korraga tuli uus pakkumine, et tead, siin sellel kogudus on abi vaja ja siin on need tööd pooleli ja meil ei ole kedagi võtta, et sina oled see inimene. Ja kui ta mulle seda lugu räägib, ta ütleb, et tead Taavet, ma isegi ei tundnud, et Jumal oleks mulle öelnud, et võta see tööots, aga ta võttis, sest vajadus on. Sest inimesed hukkuvad, on ju. Nende hinged on kadumas ja inimesed vajavad
nõustamist ja palvet ja on vaja vaimulikku ja Eestis on seda vajadust ohohohohoho kui palju. Teate, mujal on täpselt samamoodi. Öelge mulle kõige kristlikumad riigid, ma ilmselt olen seal käinud või paljudes nendest ma olen käinud, mis on maailma kõige kristlikumad riigid ja seal on ohoho kui palju vajadusi. Kogu aeg vaimulike töötegijate puudus. Et selles mõttes vajadus on kogu aeg, see on garanteeritud. Ja see inimene ei kuulanud nagu seda lüket, mis ütles, et peatu nüüd ja võta perega terve aasta maha. Ja otseselt ei saanud Jumalalt ka kinnitust sellele, et võta see töö ots. Ja nüüd aastakümneid hiljem ta vaatab selle tagasi ja ütleb, et võib-olla hakkas seal pere lagunema. Ja see ei ole ainult vaimulikega nii, aga mis tahes mittevaimulikul tööl või nii-öelda ilmalikul tööl sa oled. Täpselt sama asi, et võib-olla on hoopis aastate lõikes see, kus Jumal paneb sulle südamele, nüüd on pikem šabat. Ja võt siis peab olema ettevaatlik ja vaatama, et kas sa võtad selle hapniku maski või siis sa riskid sellega, et õhk läheb väga õhukeseks ja varsti ei ole midagi hingata enam. Sõbrad, see meie iganädalane või aastate lõikes meie see elulennuk, see ühel hetkel hakkab ilma puhkuseta alla minema. Ja tänu Jumalale, kui me õigel ajal sellest aru saame ja suudame selle maski kätte saada. Aga mis Jumal tegelikult tahab, on see, et meie hapnikuvool oleks pidev. Nii nagu Merle ütles ka oma jutuses, et kõige rohkem loeb see Jumala suhe, see osadus, mis meil on temaga. Ja kui see hapnikuvool on pidev, siis me märkame hapniku kadu või kui me oleme nagu teadlikud hapniku voolamisest, siis me selle kadu märkame ka kiiresti, mitte enne, kui me minestama hakkame. Ja ma usun, et üks asi veel, millest on juttu tulnud, on see, et inimene, kes peab hingamispäeva, kes elab selles hingamises, kes on Jeesus, siis tema elu tegelikult voolab üle selles mõttes, et tema sellest energiast, mida ta ammutab Jumalast, ta saab anda teistele. Ja väga õigesti Melle ja Gunnar ka panid seda tegelikult tähele, et evangeeliumites eriti, kui me vaatame Jeesuse tegevust hingamispäeval, siis see oli väga teisekeskne. See oli väga paljuski teiste tervendamine. Ja tegelikult enamik, näiteks Matteuse evangeeliumis, enamik imesid, millest me loeme, on hingamispäeva imed. Suurem osa imesid, mida Jeesus teeb, on hingamispäeval. Ja selles mõttes see pilt nagu toimib, et ka teistel on seda hapnikumaski vaja ja nad ei saa aru, mis neil puudu on. Nad ei saa aru, mis nendega toimub ja neil on vaja tervist, vabastust. Neil on vaja andeks andmist, neil on vaja suhted korda saada. Aga ma arvan, et nõnda nagu seal lennuki analoogias, mis puudutab vähemalt hingamispäeva pidamist, siis me saame neid aidata ainult siis, kui meil endale hapnik voolab. See, miks lennukis alati öeldakse lastevanematele, et pange endale enne mask kui lapsele, on lihtne matemaatika. Kui nende sekunditel sa mõtled oma lapse peale rohkem, mis kindlasti vanemad loomulikul viisil mõtlevad, siis sa võid ära minestada. Ja kui see juhtub varem, kui sa lapsele maski peale saad, siis olete mõlemad kutud. Siis sa kumbki hapniku. Aga kui sulle endale hapnik voolab, siis sa saad teist aidata. Milles see point on? Kui sina elad selles hingamises, mida ma usun Jumal loomisloos juba ette demonstreeris sellise rütmiga, aga mida ka Jeesus Kristus ja ka teised tema järgijad pidasid, siis see hingamine, see nii-öelda puhkus, sellest saab jagada teistele hingamist. Ja ma usun, et kui te mõtlete selle peale, siis ma ei tea, kuidas teie hingamispäevad mööduvad, aga mina arvan, et ei pea alati hingamispäev olema selline, kus ta ainult ise nagu, mis on sinu ja Jumala vahel või sinu pereaeg ja siis sa alati puhkad ja ei tee kindlasti ühtegi tööd. See võib olla ka selline, kus sa lähed ja teenid kedagi teist. Sa võtadki selle, et tuua seda šalomi, seda šabati, seda nuah, mis on siis see sõna nagu puhkamine või hingamine. Sa tood seda kellelegi teisele.
Aga see peab tulema nagu üleküllusest, mõistad? Kui sa oled läbi põlenud ja proovid teisi teenida, siis sa lõpetad samamoodi nagu see vaimulik, kellest ma rääkisin. Või kes iganes inimene, kes on läbi põlenud oma töö pärast. Selline läbi põlenud isik ei saa kedagi aidata, kellegi hapniku maski enam panna. Sest ta ise on juba minestanud selles mõttes. Aga kui su elustiil on püsida selles hingamises, siis sul on ka piisavalt, et välja jagada. Siis sul on ka piisavalt energiat, et mõelda teiste peale ka oma vabal päeval. Jumal, kellele ma saaks täna helistada? Kes vajaks sinu puudutust? Kes vajaks ühte sõna sinu käest? Kes vajaks ühte tervenduspalvet? Sõbrad, see hingamispäeva teema on üks, mis peab, nii nagu kõik teised teemad, kulmineeruma kõige olulisemas käsus. Armastada Jumalat kõigega, mis sul on. Ja siis armastada ka oma ligimest nagu iseennast. Ja see oma jõu saab just sellest osadusest iga nädal, mida sa jagad Jumalaga ja sellest, kuidas sa lõpetad tõesti tööd ja tõmbad piiri. Selle piiri, mille Jumal näitas juba maailma rajamisest peale. Ja sa õnnistad seda päeva, sa hoiad selle pühana ja sa ülistad läbi selle oma loojat. Ärge kuulake neid ääli, mis ütlevad, et mis on kinni selles, et see peab olema nüüd see laupäev või see pühapäev. Jah, hingamispäev, 7. päev selles mõttes klassikaliselt on tegelikult laupäev. Ja Eesti kalendris päris nii ei ole, aga pühapäev selles mõttes see ülestõusmispäev, vähemalt varakristlikus praktikas, see oli tähistuspäev, kus nad tähistavad uue loodu tulekut siia maailma ja Kristuse ülestõusmist, nagu ka venekeelne pühapäeva tiitel. Ja need päevad tõepoolest jagunesid niimoodi, et pühapäev, laupäev ja pühapäev. Aga teate, kui keegi väga kinni on selles päevas, isegi nii palju, et hakkab ligimesele liiga tegema selle arvelt, siis ta paneb kõigest nagu mööda. Sest ka hingamispäeva pidamine täidab tegelikult kõige esimest ja kõige tähtsamat käsku. Tehke selle inimesega see üksiku saare test. Nii, kujutad ette, sina oled Tom Hanks on ju Castaways või see Robinson Crusoe ja saad laksu vastu pead, ärkad üksikul saarel ülesse ja pead kõiki Jumala käske. Ja siis ühel päeval, kuidas kellegile katoliklased võib-olla tahavad taevaväraval Peetrust näha, ma ei tea, kuidas need sissetulekud on, aga igal juhul siis tuleb see päev, kus sa siis mõtled, et astud ka taevariiki ja siis öeldakse sulle, et kuule, sa pidasid hingamispäeva. Aga kui sa said pea peale selle põrutuse ja üksikule saarele jäid, siis sa tegelikult ei teadnud, saaksid lugema kolmapäevast. Nii et nüüd käi põrgu. Saate aru, et see asi ei ole nüüd selles, et kas nüüd see päev, teine päev. Paulus ütleb Kolossa kirjas, ütleb ka muuseas roomlastele ja ütleb ka Timoteusele kogu aeg sama asja, et kui keegi väga nagu nendesse kalendritesse ja kuupäevadesse ja pühadesse ja kuukalendritesse ja hingamispäevadesse, ta tegelikult Kolossa 2.16.17 räägib täpselt sellest, et kui keegi hingamispäeva, kui keegi väga nagu sinna kinni jääb ja ütleb, et see peab nii või naa või nuu tegema, siis ärge kuulake seda. Võtame selle lahti, vaatan, et üks inimene seal vaatas mind nii, et ta ei usu. Ma luban, see on viimane kirjakott, siis ma võtan kõik kokku. Et võtke lahti Kolossa 2. See muuseas toob meile selle templi teemaga ilusti uuesti siia sisse. Nii, Kolossa 2, 16, 17. Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut, sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast,
mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Mõistate, mida Paulus siin ütleb? Ta ütleb, et asi on templis. Asi on selles tõelises templis. Asi on Jeesuses. Jah, ja siis ka Kristuse ihus selles mõttes, et koguduses. Selles osaduses, mis on läbi Kristuse inimese ja Jumala vahel. Ja kõik muu, kaasa arvatud see kalender ja mida Jumal tahtis, et oleks kalendris, ka kõik pühad ja nii edasi. See oli vari sellest, mis pidi tulema. Ja kui keegi nüüd ütleb sulle, et ei, see vari ja see, kuidas sa oled hakanud, et sa õigest päevast lugema hakkad ja siis täpselt siin, et see on tähtsam kui see, mis pidi tulema, siis ära kuula teda. Ta on kogu pointist valesti aru saanud. Asi on Jeesuses, selles, et Jeesus ise on meie hapnikumask. Et Jeesus ise on meie tempel. Ja sellepärast meie pühitseme oma templi ja võtame aega ja toome puhkust oma ihudele, sellepärast, et see on Jumala eeskuju ja see suunab meid Kristuse poole. Ja tema on meie hapnikumask. Asi ei ole nädalapäevades, aga asi on Jumala tahtes. Ja selles, kuidas meie saaks täis Jumala vaimu selleks, et jagada teistele. Et meie hingamispäeva elustiil jõuaks sinna, et me ise ei saa oma anumat täis, aga me voolame üle, nii et meil on isegi teistele tuua seda sama hingamist, seda sama hapnikku. Tõuseme ja palvetame. Ja ma palun, et peale palvet me saame ülistada koos, aga ma palun seda, et kui sa tunned, et sina oled see, kelle lennuki nina on juba võtnud nagu selle allapoole suuna. Kui sinu tööaasta või võib-olla mitmed aastad on juba nagu su elu või pereelu viinud sinna, et sa oled juba alla minemas nii-öelda. Su lennuk on alla kukkumas. Et su tegelikult hingamispäevast või sellest elustiilist pole isegi nagu, pole mitte midagi olnud. Või siis, et sa oled lihtsalt läbi põlemas praegu, siis tule kindlasti ja ühe selle eestpalvetaja juurde ja lase enda eest palveta. Räägi natuke, lihtsalt tunnista seda, kus su elu omadega on. Aga teised, võib-olla sa tahad ülistuse ajal lihtsalt oma Jumalale anda tagasi uuesti need rütmid ja lasta tal korrigeerida oma elu nagu sellesse rütmi, milles käis Jeesus ja Paulus ja kõik teised. Võib-olla sa tahad lihtsalt sirutada sinna, võtta nagu usus selle hapniku maski ja panna endale ümber, sest sa tead, et muidu sa ei saa ise elada ja ei saa ka teisi aidata. Palvetame. See on Jeesus Kristus. Me täname, et sina oled hingamispäeva isand ja sina valitsed üle meie elurütmide, üle meie nädalate, kalendrite, aastate. Issand, sa suudad ka meie aega tasa teha, kui me arvame, et meil läheb aega kaduma ja kui me toome oma aja sulle, siis sa paljundad seda. Sa annad seda, sa aitad meil energiat säästa, sa aitad meil jagada seda sinna, kuhu on vaja. Issand, ma tänan siin ka nende eest, kes tegelikult on ustavalt pidanud hingamispäeva ja sulle meelepärasel viisil oma elu jaotanud töö ja puhkuse vahel. Jumal, kellel on võib-olla isegi nii hästi, et nende töö ongi nagu puhkus neile või selline küllastav kogemus. Tänu sulle nende eest, Jumal. Aga isa, ma tahan sinu ette tõsta praegu need, kelle lennuki nina võtnud suuna allapoole ja rõhk langeb. Ja õhk läheb nii hõredaks, et Jumal seal enam tavahapnikku ei ole. Isa, aita neil inimestel praegu sirutuda sinu poole ja usus nagu võtta see hapniku mask, milleks on Jeesus, ja panna enda üle. Issa, ma palun nende eest, kes on läbi põlenud, kes on võtnud koormaid kanda, mida sina ei ole neile andnud ja võib-olla isegi inimesed pole andnud, aga nad on võtnud. Issand, aita need koormad maha panna ja võtta üles sinu koormad ja sinu ikke.
sest sina annad neile hingamise. Issand, ma palun, et meie hingamispäeva rütmid võiks austada sind, aga võiks ühel päeval näidata ka Jeesust selles maailmas. Kuidas meie oleme need, kes toome tervist, toome puhkust ja toome koormate langemist inimestele. Jumal, kui me sinus elame, sinust ammutame, issand, täida meid oma vaimuga. Issand, aita, et meie hingamispäevad ja meie hingamine sinus oleks ülistus, oleks üks rõõmuhõige. Tänu Jeesus sulle. Aitäh, et sina teed tööd täna siin. Aitäh, et su vaim räägib ka neile, kes läbi interneti kuulavad, kas või järel kuulavad, vaatavad seda. Täna, et su vaim tabab neid seal ja nii nagu see Hebra 4. peatükk edasi läheb, su sõna tegelikult on vahedam kui kaheterane mõõk ja see eristab meie mõistuse ja meie vaimu mõtted ja näitab meile, Jumal, mis on sinu tahe. Ma palun, et see mõõk tabaks ka neid praegu, kes kuulavad, mis tahel viisil. Jumal, lõhesta meie hinges need asjad, mis on valesti kokku pandud. Issand, anna meile tarkust puhata. Issand, meie hinged ei hinga enne, kui nad leiavad hingamises sinus. Tänu Jeesus, kiitus sulle. Tänu Jeesus. Amen.